Raske täpselt öelda, kui palju Leningradi lähedal Jukis 250 kuubikuliste motokrossi MM-võistluste 11. etapil täpselt pealtvaatajaid oli. Kuid arvatakse, et 150 000. Sel juhul oli iga kolmas pealtvaataja Eestist. Huvi kergitas võistluste vastu seegi, et rajale pääses kaheks põhisõiduks 2 Eesti NSV võidusõitjat, sakkurlased Andres Krestinov ja Aadu Sikk. Andresel sel hooajal juba õige mitu etappi selja taga, Aadulaga MM-i võistlustel on olnud väga pikk vaheaeg. Ametlike treeningsõitude kiirem oli Nõukogude Liidu koondislane Andrei Ledovskoi, kuid võistlus on võistlus. Avaringilt tuli peale ägedat võistlust esimesena tänavune edetabeli juht prantslane Jacques Vimon number 2 ja hollandlane Gerd-Jan van Dorn number 6. Andres Krestinov number 47 püsis teise 10 alguses, Sikkaga jäi võistluse alguses ringiga maha, sest stardi sirgel susises kumm tühjaks ja tuli ratast vahetada. Distantsi teise poole alguses läks hollandlane juhtima, tagant hakkasid aga lähenema Michele Rinaldi ja tiitlikaitse Heinz Kinnikaatner. Viimane üritas viimasel finiši tõusul liidriks tõusta, kuid viraažis kukkus ning jäi 4. Esikolmik seega Van Dorn, Vimon ja Rinaldi. Krestinov sai meie maa parimana 13. koha edukaima tulemuse sel hooajal. Tema järel Vjatšeslav Rudenko, Gennadi Moisejev 16. Ledovskoi aga kukkus. Teises stardis on päris võistluse algusest peale olnud aga liider austerlane tiitlikaitse Heinz Kinnikaatner. Teisel kohal on sõitnud itaallane Michele Rinaldi ja 3. kohal tänavuste meistrivõistluste liider siis Jacques Vimon Prantsusmaal. Andres Krestinov oli vahepeal 15. kohal ning oleks võinud tõusta võib-olla juba 10 hulka, kuid siis ilmselt kukkus ning jäi esikümnest välja. Praegu aga sõidu lõpuel on ta uuesti jõudmas 15. kohale ja 20 hulka on tüürimas ka Aadu Sikk. Õige mitu ringi püsis 6. parima Nõukogude Liidu võistlejana Andrei Ledovskoi, kuid siis pidi ta võistluse katkestama. Ja nii on siis Andres Krestinov praegugi Nõukogude Liidu võistlejatest parim, kusjuures ta peab ägedat võistlust leningradlase 3-kordse maailmameistri Gennadi Moisejeviga. Heinz Kinnikaatner võitis siis teise sõidu Leningradis, teine oli Michele Rinaldi, 3. aga Jacques Vimon, kes kokkuvõttes on enne viimast etappi nädala pärast Saksamaa Liitvabariigis võistluste liider. Motokrossi maailmameistrivõistluste 250 kuubikuliste sõidukite 11. etapp, mis sõideti möödunud laupäeval Leningradi lähedal Jukis, jättis unustamatu mulje. Esmakordselt õnnestus näha näost näkku kogu maailma paremikku. Esikümme täies koosseisus tuli punkte noolima, sest tänavuse karusselli seiskumiseni jääb nüüd veel vaid üks etapp. Siin nad on, mullune maailmameister austerlane Heinz Kinnikaatner ning tema praegune kõvem vastane ja MM-i liider prantslane Jacques Vimon. Nii on nad nagu kõik, kuid sadulas kui ratastel tšikitid. Kõik ei tule neilgi nii lihtsalt kui paistab. Võimsat masinat taltsutab julgus ning tohutu füüsiline pagas. Kogu distants läbitakse püsti seistes, hetke, mil sadulasse istuda saab, suurt polegi. Treener Trofimetsi arvates meie meeste momendi nõrgim koht. Kes on viibinud suurel rahvastulvil staadionil, on tunnetanud seda kohinat ja kahinat, mida tekitab ootusärevil publik. Nii oli ka Jukis, kus julgemate prognooside kohaselt olnud 150 000 pealtvaatajat. Tohutult palju nende hulgas meie vabariigi motohuvilisi, kes tulid kaema Andres Krestinovi ja Aadu Sikku osalemist Nõukogude Liidu meeskonnas. Publik polnud kitsi jagama kiitust ka teistele NSV Liidu koondislastele ning liidritele ja liidrite hulka meie võidusõitjad veel ei mahu. Ühe hooaja napi kogemusega oleks seda raske nõudagi. Mees ja masin peavad üheks tervikuks kasvama. Et aga kasvamine toimub, seda näitasid kujukalt ka Andrei Ledovskoi ning Andres Krestinov oma meisterliku sõiduga. Nüüd on aga meie kaamera ees üks motohuvilistele hästi tuntud nimi. Tänavu möödub 20 aastat sellest ajast, kui esimene Nõukogude Liidu mootorisportlane tuli maailmameistriks, Viktor Arbekov. Ну, конечно, те времена уже ушли в прошлое. Сейчас техника выросла очень намного, а вместе с техникой изменилась и техника езды. И ушли, конечно, очень вперед намного. Поэтому сейчас класс езды очень намного возрос. И скорости возросли, и трассы совсем изменились другие. Ну, изменилось очень многое.
Но если вот теперь смотрим на лидеров теперешнего чемпионата и на наши мотогонщики, которые после пятилетнего перерыва опять выступают, ну что можно сказать, что может быть не хватает у наших ребят еще? Ну что, нашим ребятам еще надо много накатываться, вот, привыкнуть к этим новым мотоциклам, которые они получили, и побольше тренироваться. Я думаю, что в скором будущем, Что дух у нас как-то есть. да, дух есть. Так что И это- поэтому, что в скором будущем составим конкуренцию лидерам.